Tere, ilusat veebruarikuud juba kõikidele vaatajatele ja kuulajatele. Tere Tarvi sulle ka. Tere Egert. Ja me oleme jällegi ja taas kord ikka alati nagu me kokku saame, et korvpalli juttu puhuda ja rääkida jälle natukene. On siin väga palju asju tegelikult toimunud siin lühikese aja jooksul, et korvpalli... nagu tavaks on saanud viimasel ajal. Täpselt, et korvpallis ikkagi asjad toimuvad kiiresti ja asi käib ja siin paljud mingid põhiturniirid asjad hakkavad juba lõpule jõudma, kas või seesama siis Eesti-Läti liiga, mille juurde me siis esimesena suundume 6 mängu lõpuni. 6 mängu lõpuni, mingitel tiimidel natukene rohkem, aga näiteks võib-olla tiimid, kes meil siis esimesena tegelikult täna pilgu all on, Pärnu ja Ogre. Nendel siis mõlemal 20 mängu peetud ja 6 veel siis minna. Teistel kõigil vist ongi alla 20, Keila Kuulbett on ka 20 mängu pidanud ja Tartu Ülikool ka. Aga teised kõik siis alla 20 mängu veel on mänginud, ehk siis siuke 7-8 mängu veel jäänud neil. Aga Pärnu ja Ogre, ma arvan, vaadates siis nii-öelda seda hooaja lõppu, seda viimast 6 mängu või viimast seda lõpusirget, siis kindlasti ma arvan, kõige parem siuke storyline või siuke lugu sealt tuleb, et mõlemad meeskonnad siis praegu 9 võidu ja 11 kaotuse peal, nagu mainitud, mõlemal 6 mängu minna. Selles mõttes siis ja kui mõlemal eile vaatasin, või mitte eile, üleeile vaatasin, siis kui oli siis Pärnu mängis Kuulbetiga, siis vaatasin ja meil seal Telegrami grupis ka siis arutasime, et Pärnul siis viimased 6 mängu, kohe loen need ette ka, on siis 3. veebruar Valmieraga, siis 7. Läti Ülikool, 11. veebruar VEF, 4. märts, sest tuleb koondiste paus, eks ole. 4. märts on Tartu, 7. märts Selli ja siis 11. märts Viimsi. Ehk siis Tarvi, kui ma sulle nüüd need 6 mängu ette lugesin, siis mitu võitu Pärnusid mitu kindlat võitu siit võtma peab? No mitu, ma kohe vaatan, tegelikult ju homme on juba siis Valmieraga mäng. Homme on siis Valmieraga. Ja see on vist võõrsil, nagu ma aru saan. Jah, see on võõrsil. No nii. No Läti Ülikool tuleb kindlasti ära võtta ja Viimsi, mina ütleks. No tegelikult tuleb siin rohkem võite võtta, aga hetkel tunduvad 2 kindlat mulle, 2. Need on 2 kindlat. Et Valmierat peab ka tegelikult. Ma arvan, et Valmierat peaks ka võitma, et ainus võimalus, mis võib veel olla ka, on see, et võib-olla Tartu on endale juba siis märtsikuuks põhiturniiri võidu või midagi asjad ära kindlustanud, et siis võib-olla äkki visatakse väike oma Eesti klubile, ega seal ei minda, samas, ei tea, Talts ja Kullamäe on ju head sõbrad siin podcasti koos. Jah, et ma tegelikult just võtsin endale ette ka Ogre selle viimased 6 siis Keila, kas see on äkki Keila, kumb Keila see on nüüd? Keila korvpallikool. Nii. On siis nüüd kolmapäeval. Ja kolmapäeval. Siis on Liepaja, Talte, Selli, Graamo ja Läti Ülikool, et neil on nagu, mulle tundub vähe lihtsam see. Neil on see Liepaja, et Läti Ülikool on mõlemal, siis neil on Keila korvpallikool, Pärnul on Viimsi, võime siis võrdluse tuua, aga siis ongi põhimõtteliselt on Liepaja versus Valmiera, eks ja Liepaja see hooaeg on lati alt läbi läinud. Ikka kehva olnud, et eelmine hooaeg purjetati ju, või tähendab mängiti tegelikult hästi. Minu meelest, kui ma nüüd õigesti, ma pead ei anna, aga minu meelest alles hiljuti sai ka Liepaja oma kodus esimese võidu sel hooaeg. See on veider muidugi, võõrsil tavaliselt on see, et kui me siin Euroliga juurde nagu nii jõuame ka, aga mis on Euroligas on mitmeid tiimi, kes võõrsil on ainult 1 võidu võtnud. Ja mõni ei ole ühtegi veel. Ei, nüüd on. Nüüd Asvel võttis. Asvel, jah. Baskonia oli see, kes see on. Aga ei, sinna jõuame ühesõnaga. Aga et selles mõttes kodusaalis 1 võit võtta, kui hooaja lõpuni on põhimõtteliselt viimane kolmandik on jäänud, et see on ikka siuke huvitav rekord. Kuskilt ma kuulsin et igatahes ilmust oli see esimene koduvõit neil alles. Aga Ogre
Ogre siis on natukene, ma ütleks jah, lihtsam selles mõttes. Neil on nagu lihtsam, jah. Just noh, ongi noh, see Taltech on ka siuke, tegelikult mis ongi, Taltech on ju võõrsil, eks ole, too mäng ka. Et see Taltech ka arvestades nende nagu... Oota, ma korra segan vahele, ma tahaks mõtlema, et kuidas neil see omavaheline? No praegu vähemalt tabelis on Ogre ees, nii et ma eeldaks, et Ogre on plussis. Ahah. Et ma nüüd, ma võin kiirelt vaadata, aga... Minu arust vähemalt Ogre on, jah, Pärnu võitis 85-71 neid viimati kodus ja enne seda... Tegelikult peaks Pärnu plussis olema. No ma mõtlengi, et... Pärnu, aga kas siis ei võeta omavahelise mängu järgi või? No... Aga siis ongi üks omavahelised mängud. Ei, aga punkti vahe on ju Pärnule. 14-11 on võitude vahe. Ja. Ehk siis... No ma ei tea, eks näis seda, et... Selle peab endale nüüd selgeks tegema, et kui on... Minu arust oli, kui ma tabelit vaatasin, siis korvide vahe, nagu üleüldine korvide vahe on Ogrel parem. Kas siis võetakse nagu selle järgi enne? No hetkel tundub küll siis. Sest Ogre korvide vahe on 32 ja Pärnumaa on 21 plussis nagu, ehk siis on vahe, aga omavahelistes on tegelikult ju Pärnu +3. Ehk siis jah, aga tabelis... Ma ütlen ikkagi nii palju siin veel, et mänge on tegelikult 6 mängu ikka päris palju, No tegelikult on. Et seal seda hetkel hakata vaatama on ikka väga vara, aga... Vara jah, aga no selles mõttes Pärnu... Praegu tundub see, et Pärnu selleks, et ellu jääda, siis tuleb, et play-off unistusi elus hoida, tuleb 3 mängu vähemalt võita. Ja siis võib-olla Tartut, Sellit või Veffi ühte 3 üllatada. No Tartu tõesti on kõige, nagu tundub loogilisem, kui siin tuleb ikkagi Tartu appi Pärnule ja kui nad on ära kindlustanud kindlalt esikoha. Tartu ka vaata, et võib-olla natuke seda nagu koormust nii-öelda jaotada, et siis võib-olla hooaja lõpus, et saavad võib-olla rohkem noormängijad mängida. No siin tegelikult on see jama, et Tartul on see põhiturniiri võit on ka ikkagi... Käeulatuses juba. Jah, käeulatuses juba, et peatsid see nüüd nagu liiga siin tasavägiseks siin Selliga ilmselt veel ei läheks. No Selliga võib Veffiga ka olla, sest Veffil on... Neil on isegi vähem mänge veel. Jah, täpselt, et Veffil on vähem mänge. 8 mängu siis veel Veffil minna, et... Jah, aga Tartu mängud siis Liepa ja Selli, mis Selli võib olla see otsustav mäng, mis... Ei, siin ma arvan küll. Pärnu, Valmera, Veffiga veel ja siis Taltechiga on täitsa viimane selle põhjooaja mäng. Aga Pärnu juurde tagasi tulles, siis olen siin nüüd viimasel ajal väga sattunud päris mitut Pärnu mängu vaatama. Selles mõttes neil on ka ikka öeldakse ka, et spordis on ju õnne ka vaja, et selles mõttes ega neil seda õnne ka nüüd ulmelist olnud ei ole, et siin nende vigastuste asjadega, Gramo vastu pandi 6 mehega 3 veerandit, suudeti ilusti mängus olla, pidevalt oli iga veerand oli siuke tunne, et nüüd Gramo, nagu meile meeldib öelda, et murrab selle kaela ära, eks. Aga ikka alati Pärnu leidis veel mingi käigu ja jõudis tagasi kuni siis 4. veerandini, kus siis Gramo lihtsalt siis selle asja lihtsalt oma kasuks nagu pööras, et selles mõttes seal muidugi Rosenthal pani ulme karjäärmängu pani kokku, eks ole, aga selles mõttes ikkagi samamoodi Taltechile kaotati 7-ga, Ventspilsile 9-ga, nüüd Kuulbeti võideti 16-ga, eks ole. Aga Gramo on peale seda Tartu mängu ennast käima saanud ikkagi, et visatakse siin ikka viimased 3 mängu peal Tartut ongi ju 100 punkti ja üle selle isegi täis jaotud, et vastased on ka siin Keila korvpallikool ja Viimsi on vist jah. Et ei ole võib-olla ei ole just nagu see mõõdupuu, aga laupäeval siis Riia Selliga, et siis saame võib-olla selle mõõdupuu õigesti kätte, et mis see nagu... mis see Gramo vormiga siis päriselt teeb, et uus mees on ka juba nüüd kohal. Siis pikemat aega kohal, eks ole olnud. Ma ei olegi, ütlen ausalt, Gramo mängu ma ei olegi vaadanud, kuna lihtsalt vastasseisud on olnud sellised, et ma ei... ei ole kõige seksikamad. Jah, täpselt, et ei ole kõige nagu sellisemad, aga see Jelks siis, Stefan Jelks on kohal. Viimsi vastu viimane mäng, mängis 22 minutit, pani 5 punkti, võttis 6 lauda ja jagas ka 6 söötu. Kolmik tublile. Jah, et number 4 koha peal mees tegelikult 3-4 ta on ääremängija, et tegelikult söödunumber eriti ilus, eks ole.
aga üleüldiselt ka, et noh, ma arvan, et eks tal elab veel sisse natuke ja läheb see nagu asi paremaks ka. Et ja noh, vaikselt siis Cramo hakkab ka oma sellest vigastuste jadast siis välja tulema, et Torbek on tagasi ja siin teised mehed ka, et ma tooks ikkagi esile see hooaeg minu jaoks, ma arvan, kui me anname Eesti-Läti liiga peale, annaks auhinda enim arenenud mängija, siis Andris Miska täiesti nagu see tuhast tõusnud ümbersünd lihtsalt, et noh, olen nõus mitu korda mainin ka, aga eelmine hooaeg, noh, ma ei tea nagu kas tal eelmine aeg vist oli, ma ei mäleta nüüd mänge nii palju, et oli vigastusega ka vist. Ma ei tea, kas ta oli tagavara see, tsenter, et ta oli nagu, tuli pingi pealt alati ja noh, ta seal ikka neid haake ja asju upitas kogu aeg mööda ja siis noh, nüüd kõik need samad visked, mis eelmine aasta mööda need peab kotti nüüd. Ta peab kotti, et noh, enesekindlus on ilus asi siin korvpallis. Seda on. Et äge on näha selles mõttes. Korra me rääkisime sellest Pärnu mängust ka, siis Kalevil siis minu arust, kes Pärnu mängus ei saanud, vähemalt kui ma vaatasin seda otseülekannet ja seda, siis minu arust, kes ei saanud piisavalt tunnustust tolles mängus, et Rosenthal ilmselgelt 33 punkti, 50-16, 12 ulmeline protsent, eks ole. 75% nagu sellistel visetel panna. Miska 21 punkti ka on ju, aga tegelikult kes pani veel 21 punkti oli Make, mina teda mängu vaatasin, minule Make jäi nagu väga silma, et oli igal pool olemas, sööte jagas 7 tükki, kaitsest oli tubli, viskas hästi 3-8-6, et minu arust tema nagu mäng kuidagi jäi nagu teiste meeste varju, et ma ise tundsin küll, ma olen endal peas juba olemas, et kui me nüüd uuesti salvestame, et siis ma kindlasti toon Make välja, et see oli Pärnu vastu väga-väga hästi mängis, et noh, panigi kotti neid asju, mida pani panema ja tegelikult tegi tarka otsuseid, mängis kaitses hästi ja üleüldiselt hea ka, et ja tore on jah, et Cramo siin on oma hoo nagu ülesse saanud, et siin turniiritabeli mõttes ka, et nüüd siis ollakse juba 5. kohal ja et on tublisti ikkagi tõustud ja siin ma räägin, et hea on, kui see turniiritabel praegu ees on, et siis on hea tõdeda, et hetkel on ikkagi 3 meeskonda on Eesti meeskonda, siis on ikkagi siin ma julgen öelda, et 3 jääb ka. Jah, no ma loodan ka, aga lihtsalt eelmise hooajaga võrreldes on juba üks rohkem, et arengut on juba tehtud. Süües kasvab isu ja ma ikkagi tahaks, et see Pärnu hoogre ka ära võtaks. See oleks ikka äge. Et siis olekski 4 ja 4 ja. Et see oleks nagu see, mida mida ma arvan, tegelikult see liiga tahakski. Kuhu et kui me tahame ennast nagu lätlastega mõnes mõttes võrrelda ka, et siis see võiks olla see esimene mõõdupuu, et me oma ühises liigas me saame vähemalt pooled meeskonnad on ikkagi Eesti meeskonnad. Et Pärnul ainult lööme pöidlaid. Laupäeval on neil siis 7. on neil siis ka 22 sendi mäng, ehk siis kes seal läheduses toimetab, elab, kindlasti soovitame minna. Läti ülikooli vastu siis siuke äge mäng. Ma ise muidugi mõtlen, et Läti ülikool mu enda võib-olla, ma ei tea, enda väiksest siukesest turunduspilgust mõtlen, siis et ma mõtlen, et Läti ülikool võiks olla siuke päris kindel võit, et kui ma vaatasin neid neid Pärnu enne viimaseid mänge, siis neil oli kodumäng kohe ütlen nüüd uuesti, võtan ette. Kodumäng on näiteks VEF-iga 11. kolmapäev, eks ole. Et miks mitte siis seda mängu teha, sest ma arvan, et seal see publiku toetus see toetus võib-olla nagu võiks mängida suuremat rolli ja annaks rohkem tuhhi. Et Läti ülikool, selles mõttes tore, et nagu nad mängivad seda liigat nagu ilmselgelt see peaks olema, nagu me ütlesime ka, see peab olema võit, on ju, aga kui teha juba see 22 sendi mäng, et siis pigem teha suurem, nagu teha siis tugevama vastase vastu. Teha sellise vastase vastu, kellele nagu on. Seal on muidugi see, et seal võibki olla see, et sa saad tasuta mängule, aga võib-olla tõesti, et jääb mõru maik suhu, et tuleb kaotus, on ju, aga samas nagu VEF-i suguse meeskonna vastu
Ma ei tea, seda peab Pärnu oma inimeste käest küsima, kuidas suksed otsused. Ja siin tasuta turunduse nõu siis, kuna Tartu mäng on 4. märts, siis kui teil on nagu väga võitu vaja, siis ma soovitaks sinna ka selle 22 sendi mängu teha, et see on siuke ma arvan, see võiks jällegi toob rahvassaali ja selles mõttes Eesti oma mäng ka veel, et võiks veel nagu ma tahtsingi tegelikult vaadata korra, et ja Pärnul ongi siis 4 mängu, viimasest 6 mängust siis 4 mängu kodus ja 2 võõrsil. Et selles mõttes on graafik jällegi nagu tore on ja aga vastased on ikkagi keerulisemad. No ikka keerulisemad, jah. Aga Ogrel on 3 ja 3, et 3 kodus, 3 võõrsil, iseenesest jah, et põnev igatahes see tuleb ja põnev lõpp siia, et ja selles mõttes, teiste Eesti klubide poole pealt TalTech natukene siin vahepeal ikka on nagu väristanud. Et siin Coolbetiga, ma mäletan, ma panin talle, ma ei hakanud toda mängu vaatama, ma ei olnud kodus, ma ei hakanud toda mängu vaatama, ma tulin koju, mõtlesin, ma viskan nagu kiirelt telefonist Delfi käima, vaatan, mis see seis on. Ja siis vaatan, et Coolbet on 14 ees, 5 minutit minna, normaalne, okei. Aga kes veel ei teadnud ka, siis mina alles õppisin seda paar nädalat tagasi, sain teada, et kui sul on, oleneb ka, kui uus telekas ja asjad sul on, aga kui sul on, või ma ei tea, kas Delfi on uuenduse teinud, jällegi keegi võib seda nagu nii-öelda jagada, aga mina muidu vaatasid neid kossu mänge kas arvutist või vahepeal telefonist, eks ole, siis kui sul on kodune nii-öelda wifi võrk, eks ole, siis Delfi laseb ka sul nagu Airplayda siis telekasse. Ehk siis viimasel ajal jube mõnus on telekasse. Jaa, ma ka siin kodus otsisin Delfi äppi telekasse, aga ei ole. Aga äppi neil ei ole, aga selles mõttes see Airplay variant on ikkagi väga-väga nagu hea, et nii-öelda peegeldada siis telekasse. Väga hea, aitäh, see mina ka, et kui on wifi'ga nii telekas kui telefon näidatud, siis saab just vaadata. Aga kui sa siia selle Keila juurde korra tulid, siis Keila Coolbet, siis nemad ei ole ju, ma ei tea, mis ajast võidu. Oktoobrist. Jah, no see on ikka, see on all. See on ikka kreftine, No see on ikka... ja selles mõttes Eesti-Läti liigas ei ole võidetud, et võideti karikas Audentes, mingi 30. Ja seal üks võit vist oli veel kuskil. Ja oli siis Game Winneriga Põhja-Euroopa liigas. See meil uus mees pani nurgast. Lägin toda viset isegi. Et jah, Coolbeti viimane võit oli tegelikult 4. november, tegin isegi veits liiga. Aga ega seal enam vist väga vahet ei ole. 2 päeva pärast saab 3 kuud. Et aga neil on kolmapäev mäng Läti ülikooliga. Aga see on võõrsil. Ja Viimsi näiteks kaotas Läti ülikooli võõrsil. No kui sealt ka ei tule, siis ma ei tea. Et selle peab ikka ära võtma. Ega neil siin väga lõbus ei ole see aasta lõpp ka, et ongi Läti ülikool, siis on VEF, Valmiera, Ventspils, kõik tugevad play-off tiimid ja siis tuleb Keila derbi ikkagi, El Clasico. El Clasico, jah. 11. märts. Ja siis viimane mäng on 13. märts on Riia Selliga. Et jah, et nendel siis neid võiduvõimalusi on. See hooaeg siis tegelikult ju ikkagi Keila korvpallikool on ikkagi Coolbeti kõrvalikult nagu ülemänginud. Jah, nad ju omavahelise esimesega võitsid ka ju. Ja nagu Keila korvpallikooli mõttes ka, et ei ole olnud ka nii-öelda samamoodi, et siin on ikka päris korralikult antud hagu just Eesti klubidele. Et siin siis kõigepealt kodus võideti TalTechi, nagu ma ütlesin, TalTechil oli mõlema Keilaga oli raskusi. Et ühega Coolbetiga läks ju lisaaega veel vaja, viimase 5 minutiga tuldi 14-punktilisest kaotusseisust välja, läks lisaaega vaja, võeti see asi ära, et seal Oliver Suurorg pani selle viigistava 3, aga ka Keila korvpallikooliga oli tegelikult siin jaanuari alguses mäng, kus siis võideti ainult 2 punktiga Keila korvpallikooli ja Tartu ülikool ka, et siin Keilaga oli ainult 3 punktine vahe. Ja tegelikult ma arvaks üks suur õnnestumine oli see, et Keila võitis Liepajat võõrsil.
et Liepaja koduvõrm me teame muidugi, et see on päris nagu kole on ju, aga neil on kusjuures, tahtsingi just vahele korra tulla, et neil on, Liepajal on küll üks mäng vähem peetud, aga neil on ka mõlemal 4 võitu, et sama palju võitude peal siis. Jah, aga kui me nagu Keila korvpallikooli graafikut ka vaatame, siis ma reaalselt ütlen, et siin on variant, et võivad mehed lõpetada 7 võiduga põhiturniiri, mis on tegelikult päris no see on ikka väga tubli saavutus selles mõttes, et neil on mängud Viimsiga, mäng ka Läti ülikooliga ja siis seesama Kuulbeti mäng tegelikult, kus siis on ka ja mine sa tea tegelikult nagu seesama Tartu mängu vaadates ka, et sõber laseb neil nii nagu lustakat korvpalli mängida ja selles mõttes väga nagu seal on neil lihtsalt see probleem, et nad ise nagu füüsiliselt ära kestaks. No vead on ka, et kui siin ikkagi mingid mehed vead täis saavad, et siis see on ka nagu viga, et siin et see on ka see probleem, aga nagu muidu et siin sama see Burns näiteks, et see pani Tartule 33 punkti ja sõber annab neile, ütleme võib-olla rünnaku poole natuke rohkem vabadust, nad mängivad hästi kiiret korvpalli üle ja uhavad, on ju. Ja Tartu, ma mäletan, Valge vist oli too lõpuintervjuus ka, kes ütles, et et seal oli see koht, et me võib-olla ei oleks pidanud sellega kaasa minema, aga me läksime liiga kaasa sellega ja Keila dikteeris mängutempot ja tänu sellele olid mängus ja lõpuks ikkagi põhiturniiri liidri vastu 3-ga kaotada on töövõit selles mõttes. No jah, selles mõttes, et kõva vastupanu nad osutasid, aga jah, et aga vabalt võivad siin aasta lõpus veel seda teha või see nii-öelda põhjooaja lõpus siis, et ei imesta üldse või mine hullud ja äkki hammustavad veel kellegi ära, et ei tea, et jah, et korvpallikool tõesti see hooaeg, kui eelmine hooaeg tundus natuke sihuke, ma ei teagi, sihuke lihtsalt kokku klopsitud, ega ta oli ka kokku klopitud sihuke sats, eks ole, lihtsalt oli vaja mängida mõnes mõttes, eks ole, siis see hooaeg on ikkagi näha, et areng on toimunud ja siin noored mehed ka, et kes siin on arenenud ka, et selles mõttes on olnud hea vaadata ja Viimsi poole pealt tegelikult ma ütleks sama asja, et siin 4 võiduga praegu ikkagi olla ka tabelis, et see on tegelikult väga hea saavutus. Et ma ütleks niimoodi, et sealt mõlemad on siukeses noorte meeste mõttes on samm edasi teinud. Kindlasti, et sealt on jah, et võib-olla ainukene, kes ma ütleks niimoodi, et võib-olla ainuke, kes on see hooaeg lati alt Eesti klubidest nagu lati alt läbi, Kalev mõnes mõttes ka, eks Kalevil on ilmselged põhjused ka seal olnud. Kuulbetil iseenesest samamoodi, aga Kuulbet siis tegelikult jah on siuke. No tegelikult jah, mina ütleks ikkagi, et Kuulbet ongi Eesti klubidest kõige suuremalt läbi. Kõige suurem nagu pettumus ja läbi kukkumine, et saavad siin veel hooaja lõpuga nüüd seda asja saavad korrigeerida ja parendada, aga jah. Ega hetke seisuga jah. Et nii ta on, aga jääme seda nii-öelda põhiturniiri siis lõppu ootama, et siin on jah siis veel umbes 3-4 vooru mängitakse, siis tuleb koondise paus, et eks me enne koondise pausi nagu niistume maha, siis üle vaadata ka, et kuidas siin Eesti klubidel asjadel läheb, aga praegu tegelikult seis on ilus ja kõige rohkem siis praegu isegi pöidlad ikkagi hoiame Pärnule, et tuleks see 4. koht ka meil ära seal play-offis, et ja võib-olla siis ei teagi vaja, võib-olla ma ei teagi isegi kumb on tõenäolisem, et see, et Pärnu võtab mõne nendest võib-olla suurematest või nendest nagu tugevamatest klubidest ära või see, et Ogre libastub mõne väikse vastu. Ma ei oska sulle teate niimoodi öelda, see on nii jala. Ma ei taha nüüd nagu mingit siin, ma ei tea, mitte vandenõu, aga niisugust pool naljaga võiks öelda, et oleneb, kuidas Pärnu ja Tartu siin, et äkki Tartu ikkagi annab Pärnule, läheb natukene kergemalt Pärnu vastu ja Ogre vastu panevad siis täiega. No ma arvan jah, samas. Aga ma ei usu, et seda päris niimoodi minnakse tegema. Siin tekib muidugi see huvitav konflikt ka selles mõttes, et kui nüüd. Ja siis nad on koos kohe. Jah, täpselt, et nad on kohe esimeses raundis koos, et ma ei teagi, et Tartu peab ise vaatama, et kummaga mängida, kas teile meeldib rohkem Pärnu vastu mängida. Ma vaatasin natukene. Rohkem Ogre vastu mängida. Kuulasin ka natukene siin Kullamäe ja Taltsi siis tehtavat podcasti. Jah, et seal Talts ütles, et võtaks vist Pärnu, nagu ma aru sain, et
mind iseenesest arvestadaski eelmist hooaega selles mõttes ka, eks siin Eesti-Läti liigas ja niimoodi, eks need, et hoida meeskondasid koos ongi keerulisem, et see tuumik, vaata, Cramol tegelikult on mingi tuumik olnud pidevalt, eks ole. TalTechil, Tartul teist hooaega tegelikult on tuumik suht nagu sama, eks ole. Aga tegelikult Eesti-Läti liigas, et on see, et eks see nagu siuke pool meeskonda vahetub suht iga hooaeg, et ma Ogre koha peal, ma ausalt tõstan käed üles, ma ei tea selles mõttes, aga eelmisel hooajal Ogre oli ikka palju nagu tugevam ja kõvem nagu meeskond, et ma ütlen ausalt, ma ei tea, milles see asi võib olla. No, eks seal, peaks võib-olla mingi hetk peaks Läti korvpalli võib-olla natuke paremini süübima sisse. Ma ei tea, keelest saaks aru, see oleks võib-olla kergem. aga selles mõttes jah, et eelmine hooaeg nad ikkagi põhiturniiril olid seal, kas ei olnud mitte 4. või 5. või? Vist jah, aga kas seal ei olnud mingid ka finantsilised teemad? Võimalik, täitsa võimalik, ma ei tea. Et ei ole neil, ma ei ole ka kursis selle Läti meeskondadega, ma olen kõige vähem siin, ütleme niimoodi kursis. No nendega on jah, aga ühesõnaga ikkagi nagu selles mõttes veidikene üllatav, aga ma arvan, see on meie jaoks hea, et ongi võib-olla madal aasta ja siis Pärnu võib-olla saab sükest edu emotsiooni ja siis võib-olla järgmisel aastal on võimalik ka selle läbi nii-öelda mehi võib-olla palgata. Ei kindlasti. Et siin juurde, et tegelikult palkabistega on ka Pärnu väga head tööd teinud, et Gregor Ilves väga hea toomine, Harris, siis üks rootslane sai nüüd vigastada, aga teine rootslane tegelikult väga korralik, siis üks mees toodi nüüd testimiseks, ameeriklane. Ja korvi all siis Ogemuno on teist hooaega juba, mis on nagu väga hea, et suudetakse nagu suudeti hoida nagu nii-öelda meest teiseks hooajaks ka. Et selles mõttes Pärnu on häid liigutusi teinud ja no ongi, endal on ka ju vaata lihtsam, kui sai seal ikkagi on mitu aastat. Ja Evart ja Kullamäe treeneripaar ka väga hästi tundub, et toimetab, et ma ütleks, et suures pildis on tegelikult samm väga õiges suunas, et eelmine hooaeg oli ikka Pärnu mõistes ikkagi kohutav, et Pärnu on tugevam kui see, mis nad eelmine hooaeg nagu näitasid, et see hooaeg me ikkagi näeme seda, et selle üle on ainult hea meel. Aga okei, lähme Euroopasse ära. Euroopasse. Ja Euroliigas on siin vahepeal toimunud kui palju. Kusjuures nüüd Euroliigas siis kiirelt painime selle ka, et see nädal on siis topeltvoor jälle, nii et hakkab homsega hakkab juba pihta. Et jah, siis 3. juba hakkab pihta ja siin on jah siis toimunud väga palju, esiteks tulid välja Monaco rahalised probleemid, ollakse siin mängijatele vist 2 kuu palgad, ollakse võlgu. Enne podcasti just lugesin, enne kui salvestama hakkasime, lugesin just Basket Newsi artiklit, et ollakse jah siis detsembri ja jaanuari vist kuu palgad võlgu ja novembriga oli ka siuke, et siin mängijad vist tahtsid juba nagu nii-öelda streikima hakata, aga siis novembri palkade jaoks leiti kuskilt raha ja maksti sealt ära. No jah, siin ütleme, et need ei ole vist ikka väga väiksed summad, need ei ole. No kui sul ikkagi Mike James ja Nikola Miroditsid ja Spanulis on treener ja et ega need summad ilmselt väiksed ei ole, et selles mõttes üpriski ma tegelikult on kurb, Jah, aga siin vähemalt nii palju, kui see artikkel ka lugesin, siis arvatakse, et ilmselt lihtsalt keegi võtab selle ette üle, et jah, siis praegu see nii-öelda Vene päritolu Ungari passiga mees, kes siis seda nii-öelda Monaco nimisponsor on see Femdom, mingi ettevõte, kes siis seda juhib. Selle omanik on, siis see nende sõjaliste kõikide sanktsioonide asjadega ka, et rahakott olevat suht kõvasti pihta saanud. Ma arvan, on õiglane ka, eks ole. Aga selles mõttes jah, et praegu arvatakse, et ilmselt keegi võtab, et loodetakse ja arvatakse, et keegi võtab selle klubi üle ja lihtsalt siis annab selle rahalise süsti, et jah, et siin oli väga huvitavalt välja toodud ka, mida varem ei viinudki kokku, aga siin vahepeal siis Euroliiga on ju andis neid alalisi, neid nii-öelda Euroliiga pileteid või neid, kuidas iganes sa tahad neid kutsuda, et järgmine hooaeg oled jälle Euroliigas ja siis Monacole ei antud.
ja siis tollel hetkel väga paljud spekuleerisid, et sellepärast, et Monaco saal on liiga väike, aga tegelikult siis tuleb välja, et asi oli rahas, et rahaasjad on ikkagi korrast ära, et tegelikult see Monaco eelmine hooaeg Euroliiga finaalis tegelikult praegusel hetkel üks põnevamaid, ma ütleks, Euroliiga nagu kossu projekte, mis praegu on nagu siin Spanulise käe all nüüd üles ehitatud, et kahju oleks küll, kui nagu siuke äge sats on isegi mulle, kellele tegelikult mõned hooajad tagasi Monaco nagu väga ma jättis külmaks. Nagu ei olnud mingit erilist, nagu ei vihkanud hullult, ega ta mingit meeldivat emotsiooni ka ei tekitanud. Aga jah, et nüüd nagu on seal jah, siuksed huvitavad mängumehed, keda oled juba aastaid jälginud ja täpselt nii. Aga lähme, ma ei tea, ma arvan, tabeli seis on praegu jah, aga ma tahtsin tegelikult veel sugust ühe ägeda asja ka küsida, et ma ei tea, kas sa teadsid, et nüüd siin oli FS Olympiakose mäng, Olympiakos võitis FS siis võõrsil ja Olympiakos ei olnud enne seda võitnud FS võõrsil 8 aastat. Ma ei teadnud seda. Täiesti ulmena, ma ka ei teadnud, aga mul Instas viskas ette ja siis mul oli nagu arvestades nüüd FS-e tiime, siis tegelikult Olympiakose tiim on ka sama siis, et aga võõrsil just 8 aastat, see on täitsa ulme tegelikult ju. See on ikka 8 aastat tagasi ja see on aasta 2018 et see on ikka päris siis ei olnud veel koroonast ega millestki haisu, nii et midagi ei olnud jah, et täitsa siis oli normaalne maailm, ütleme nii. Võttis päris nagu, ma ei tea, kas nii-öelda päris sõnatuks isegi, et ei oodanud üldse sükest asja. Et päris ulm. Jah, päris ulm jah, aga okei, aga tabeli seis siis. Fenerbahce siis juhib. Liider jah. Üks mäng vähem peetud, 17 võitu, 7 kaotust, viimased 10 mängu, 8 võidetud, 2 kaotust. Teisel kohal siis meeskond, kellega neil on siis mäng pidamata. Jah. Olympiakos. Ja korra ütlen veel, et mina arvan ikkagi, et sel hooajal see Olympiakos selle tiitli kätte saab juba. Juba oled nii kindel? Vaadata seda meeskonda siis, mine pekki, kui nüüd ka ei tule, siis ma ei tea. Siis on Partsokas minek. Ei kindlasti, sest et sa vaata seda, ma räägin, juba eelmine saade ütlesin, see korvialune, ei tea, mis asi see on. Ja nüüd palgatigi, siis on ju, rääkisime ka, Jones palgati. Ja tegi ka väga hea mängu kohe nüüd. Jah, et Milutinovilt saab veits koormust maha, et Milutinov ka, et mis mind on üllatanud Milutinovi juures, tegelikult see hooaeg on see, et ta on küll vigastatud olnud, aga need ei ole pikad vigastatud olnud. Tui, sulitame 3 korda üle vasaku ülemehe jaoks, on ju. Aga et ta on olnud pidevalt olemas, et eelmised 2 hooaega ta on ikkagi pikalt olnud, tal on need pikad vigastuspausid olnud, et see hooaeg need on siukesed 1-2 mängu kestnud ja siis ta on tagasi olnud, et selles mõttes ja nüüd Jonesi tulek, ma arvan, et annabki talle ka nagu sellist siis veel siukest võtab koormust vähemaks. No jah, samas ma natuke ikkagi mind paneb imestama, et see Jones sinna palgati, sest et Hall ikkagi on ka väga hea nagu tsenter, et no nüüd kui siis kui nüüd Jones on tulnud, ega siis ongi olnud niimoodi, et kui Partsokas on otsustanud mängida 2 tsentriga, siis ega Hall minutid ei olegi saanud. Selles mõttes, mis on Jonesi juures, võib-olla ongi see just see võib-olla kaitsepool ja kõik see, et võib-olla ta on veits energilisem, võib-olla temaga, mis mulle endale tundub veits parem on temaga kaitses vahetada, mis ma olen tähele pannud, et kui tema on väljakul, siis Olympiakos vahetab julgemalt kui näiteks Milutinovi või Halliga, et ta on jalgadest ju kiirem, ta ongi siuke plahvatuslik tsenter ja siuke kõva vend, eks. Et selles mõttes et ta on nagu, ma saan nagu palkamisest aru selles mõttes, aga eks ta siuke huvitav, et eriti huvitav tuleb järgmine hooaeg, et mingi hetk tuleb ju Fall ka oma vigastusest tagasi. Muidugi, kuna ta on pikk mees, põlvevigastus ka, siis eks näis, kuidas ta tagasi tuleb selles mõttes. Olympiakos ju palkas tegelikult ühe mehe veel ju. Jah, mees, kes siis tegelikult pidi minema Monacosse, aga Monaco ei saanud palgata. Siis Corey Joseph liitus ka Olympiakosega. Ja Olympiakosel on nüüd nii, et ega nad rohkem mängijad ei saagi võtta endale, neil on nagu see list täis. Seda uudist ma nägin ka. Ja aga vaadates nagu neil ei olegi rohkem vaja. Ei ma räägin, et tegelikult ma imestasin, et need 2 viimast meestki toodi, et
ma arvan, need oligi lihtsalt kindlustuseks, et noh, No, Kreeka ilmselt, liigat on vaja ka ju seda küll, jah, Kreeka et karikas, kõik karikaid need ja asjad, asju nii palju. et ma arvan, et puhtalt kindlustus heaks ja no kui rahakott lubab, siis no ei, võib tuua. muidugi, aga ikkagi nüüd tabel, Euroliiga tabeliseis, siis minu jaoks ikkagi läheb, kuidas öelda, tavarütmides või normaalsemaks, sest et vaikselt nagu loksub paika. Ma ei taha öelda, et loksub paika, et noh, Valencia ja HPL ikkagi on väga-väga head hooaega teinud ja lihtsalt ongi see hooaeg minu, noh, ilmselt kõigil üllatus, et nad nii kõrgel on, kohe tulles liigasse. Ma arvan, kui nimesid mõtled, siis Valencia eriti, et HPL-il, kui vaatad nagu meeskonna nimekirja, siis nagu võiks midagi sihukest oodata sealt, aga arvestades, et esimene hooaeg Euroliigas, siis ma pigem ei oleks ootanud. No muidugi nendel on ka nüüd sein ette tulnud. No neil on jah, ju põhimängujuht üks on väljas. Viimased 2 mängu on kaotatud. Bryantit pole olnud. Ja Bryantit ei ole jah olnud, et tollega ma tahtsin jah, see oli see point, millest ma tahtsin rääkida, et tundub, et ikkagi Bryant on tänaseks päevaks, et kui muidu võib-olla palganumbri ja kõige muu mõttes tundub, et Micic on selle meeskonna A ja O, siis vaadates neid viimaseid kõiki mänge, siis Bryant tundub pigem olevat see mees, kes seal see dirigendi rollis nagu on ja selles mõttes, noh, mitte ainult dirigendi rollis, tema skoorimine on juba lihtsalt nii hea, et ta on nagu mulle meeldib nagu kutsuda sihuke kolme nagu leveli skoorija, et ta suudab läbi murda, tal on väga hea keskpositsioon, ta suudab ka lühemaid mehi selg ees ette võtta ja samas tal on ka kolmene olemas, et ta nagu igal tasemel suudab nagu nii-öelda teha vaata midagi ja samas tal on ka väga hea nagu sööduoskus, playmaking, et selles mõttes ta ikkagi, noh, näha on, et Hapoel tunnetas ikka rõvedalt puudust. Et noh, see Bayerni mäng nagu eriti kole, et 64 punkti ainult, et vaatasin seda mängu, et see oli jah. Seal nagu, no lõpus, mitte lõpus, aga oligi, aga vahepeal oli isegi rünnakult kadus nagu see mingi, et see loogilisus ära ja oli palju üks-ühele ka. See oli see probleem ka Partisani mängus. Aga viskad ei läinud ka neil samas, kui neil oli vabad, et vaatasin jätada mängu, et ja Bayern siis ikkagi Pesic'i käe all ikkagi on natukene siin saanud siis mängu nagu on saanud käima ka, et see ei pidanudki olema, no selles mõttes kodumäng, et sa eeldad ikkagi, et HPL võidab, aga keegi ei arvanud, ma ise vähemalt ei arvanud, et see tulebki lihtsalt vaata. Et selles mõttes ma oleks arvanud ikka, et HPL võidab, aga ei tule lihtsalt, aga noh, see, et Bayern võitis, näitabki seda Pesic'i tööd ja kõike seda. Ja no nad võitsid ju ka Valenciat. Jah, täpselt. Ja noh, ja siis HPL-i koha pealt siis veel see Partisani kaotus ka, et sa oled pool ajal 20 pluss punktiga ees. Suurim vahe vist oli 27 ja sa lõpuks kaotad siis lisaajal kolmega. Kolmanda veerandi kaotasidki 11-ga, neljanda veerandi kaotasid 10-ga ja niimoodi ta läks, eks ole. Et see Euroliiga ka ikka vahest nüüd nagu Ameerika mäed, et see ei tea kunagi. Pigem on jah, et aga see HPL-i just see ka lagunemine oligi, et see sama rünnak lagunes ära, et ei tulnud enam kuidagi loogilisi lahendusi ja kuidagi väga ümmarguseks, see mäng teravus kadus ära ja midagi nagu jälle juhtus, eks ole. Jah. Ei täitsa nõus. Ja Valencia ka, et siin vahepeal siis kaotati paar mängu. Ja Valencia poole pealt mina ütlen nii palju, et nagu nende puhul, kui fantasy't mängid, siis nendega raske, sest et seal nagu iga mäng teeb erinev vend. Mul oli mingi hetk oli see Taylor, tema vist ongi kõige stabiilsem ja saab kõige rohkem mänguminuteid sinna 26 ümber, tavaliselt jääb, eks ole. Aga seal on jah suures pildis see, et noh, seal saavad ju kõik mehed ikkagi mängu jooksul võimaluse ja kõik see, et seal ikkagi jah, kui me fantasy võtmes räägime, siis pigem on raske mingit meest nagu välja tuua. Ja 5.-6. kohal siis igipõlised rivaalid Real Madrid, Barcelona. Realil on käsil, ma ei tea, kas nüüd enam ei ole Virtuse käest nad küll kaotasid, aga oli käsil siis ju väike võidu seeria 3 mängu, et ma ise arvasin, et oli rohkem, aga tegelikult ei. Jah, et kaotati, tegelikult oli lausa 4-mänguline. 4-mänguline. Et ma ütlen sulle, isegi rohkem oli. Nad kaotasid nüüd, Pariisile kaotasid, mis oli siis eelmise nädala alguses, mis oli huvitav.
aga nad võitsid siin järjest Dubaid, sorry, ma vaatasin valesti. Maccaabit, Barssat, Armanit ja Monacot, ehk siis mis ma lugesin, 6 mängu. Et jah. Enne seda, kui nad nüüd eelmise nädala alguses kaotasid, enne seda olid viimati kaotasid 26. detsember Monacole ja siis vahepeal võitsid jah 6 mängu järjest ja siis nüüd Pariisile. Minu Black jah, ma läksin täitsa hooaja algul esimeste mängude juurde korraks, et see kerisin liiga palju. Alustame hooaeg uuesti. Jah, alustame hooaeg uuesti. Ma arvan, et mõni meeskond seda tahaks kindlasti. Mõni tahaks küll, jah. Aga jah, et... Ja Barça siis ka, et Reali mänge, ütlen ausalt, polegi viimasel väga sattunud jälgima. Ma nüüd vaatasin seda Pariisiga natuke, et seal oli ka ikkagi... Toda ma vaatasin esimest pool aega. Jah, et ta oligi too kolmapäeval, teisipäeval lambi mingi teisipäeval. Ma ei tea, mis siin nüüd juhtus, et nagu päris raske, ma ikkagi mängime ju seda fantasy't ka, et teisipäeval, kujuta ette, teisipäeval oli mäng, kolmapäeval oli paus ja kuskil neid treide enam teha ei saanud, sest et voor oli pihta hakanud, kujuta ette, kui nüüd trennis oleks keegi vigastus olnud. See oleks ka nagu väga nõve olnud. No Euroliga, et selles mõttes võiks ikkagi fantasy mängu järgi seda asja nagu. Ei, päris nii ei saa ikka. Ei saa, eks seal mingid põhjused on. Ei, muidugi. Aga Barça poole pealt ka siis, et viimane mäng siis Olümpiakosele kaotati, Olümpiakos väga hea soos, aga siin ka tegelikult on häid võite võetud, kaotati ka Realile, Klassika. Too kaotati ikka päris kindlalt. Too kaotati kindlalt, aga muidu iseenesest on nagu hästi mängitud, võetud ka kindlaid võite, aga praegu tundubki Barça ka, et ei tundu, et ei ole siuke võib-olla ikkagi nagu esimese ešeloni tiim, et on kaotatud, kui ma mõtlen nagu tiimide peale, kes võiksid võita tiitli, siis Barça arust ongi see, et nad võidavad kõiki neid meeskondi, keda nad peavad võitma, Maccaabit, Asvelli, Dubaid, Partisani, neid nad kõiki võidavad, kelle vastu ei ole võite tulnud, on Fenerbahce, Monaco, Real, Olümpiakos. Kui sa tahad ilmselgelt, kui sa tahad tiitli peal mängida, siis need on ju need meeskonnad, keda sa pead võitma. Aga olge vaasad, ega selle uue treeneri käel on ikka hästi hakatud mängima. Ja Pascal on ikkagi mängima. Ja eriti ulme on ikkagi see Panteri, kuidas see mees on nagu tema käel. Täielik liider, täielik. Tema käes on päris palju, kes on minu arust esile tõusnud, viimased mängud on Brizuela, et Olümpiakose vastu ka tegelikult seal koputas esimene poolega eriti väga hästi, viskas kolmeseid ja tema nagu on ja siis ma vaatasin seda mängu, see oli ikka ulmena. Jah, et seal ikka pandi ikka puur pihta, et Sasa tegi ikka oma asju, et ei põrgatanud ja viskad ainult ja lõiked ja. Milleks põrgatada? Muidugi jah. Nagu ikkagi, nagu ma arvan, iga treener vist on öelnud, et pall liigub kiiremini kui, sööt liigub kiiremini kui põrgatus. Jah, aga Bartsaga ja Realiga siis ikkagi on see hetkeseisu ka ikkagi play-offis. Kuue sees siis on ilusti olemas ja Valenciaga siis sama palju võite, tegelikult ka siis ongi Olümpiakos ja Apoeliga, aga neil on siis üks mäng vähem pedanud. Ja, et siin on tegelikult ikka nii haige, et esimene kuni 10. koht on ikkagi kolme võidu sees, et Virtus ja need hakkavad juba siin maha jääma, need on juba 5, et sealt on ilmselt väga raske. Play-in'i on veel võimalus, aga... aga kui me viimane kord kokku saime, siis tegelikult see play-in'i vahe too hetk ka, et tegelikult oli väiksem vahe, et siin nüüd see on vaikselt hakanud nagu käärid sisse tulema, et 2 võitu Euroliigas on ikka tegelikult see on uskmatu vahe. On tegelikult juba vahe. Aga... Järgmiseks siis tabelis tulevad 3 meeskonda, kes on kõik siis samade võitude peal, 15 võitu, 10 kaotust, Monaco, kellest me juba nagu põgusalt rääkisime, nüüd kaotati siis Virtusele, siin Vildosa pani võiduviske, vaatasin toda mängu. Väga nagu huvitav mäng oli too minu arust selles mõttes just, et seal mu arust, ütlen ausalt, nagu mu jaoks oligi Vile oli veider, just selles mõttes, et kuidagi ei olnud seda tasakaalu, et et vahepeal võeti mingid asjad ära, mida näiteks mingi 3 rünnakut tagasi ei võetud ja siis jällegi jäeti mingi hetk. Ja ebaühtlane Vile oli, jah. Ebaühtlane oli, et see oli nagu mu jaoks oligi nagu veider, et
Euroliiga tasemel eriti. Jah, et nagu, et sihuke oleks võinud olla ühtlasem, noh, lõppude lõpuks tegelikult see, ilmselgelt see Vile ei otsustanud seda mängu ära, ütlen selle kohe ära, lihtsalt kui ma ise nagu toda mängu tollel hetkel jälgin, siis ma näiteks mingi hetk oligi ma omale nagu küsisin nagu rääkisin ise endaga mõnes mõttes, küsisin nagu kõvasti välja, et oota, mis asjad selle vilistadki nüüd ära, aga eelmine, noh, et paar rünnakut tagasi seda. Sama asja ei vilistanud on. Et noh, aga noh, see on see sama, et võib-olla nagu meile siin Andris rääkis ka, et võib-olla siin natukene, et võib-olla mängu maha rahustada, et siis nüüd võeti ära, aga noh, ma ei tea, mu enda peas lihtsalt loogika longab. Jah, no ütleme, et oli jah, ta oli nagu ikkagi vilepartii oli, ütleme halb, et sihukest asja pole nagu ma teistes mängudes, kui suuri see väga ei näe, kus ma nägin siia vahele korra, vaatasin laupäeva õhtul, vaatasin siis Kullamäe vana klubi Bilbao, mängis siis Trelli praeguse siis klubiga Badalonaga, Trell tegi väga hea mängu, aga seal oli samamoodi, et seal siis mängu kommenteeris see Siim Semiskar ja tema samamoodi seal päris kõvasti ütles ja mul olid täpselt samad mõtted, et seal mingid kattevead jäeti andmata ja siis lauavõitluses anti samas mingi täiesti nagu asi, mis mu arust ei olnud üldse viga, vaid oligi nagu võitlusolukord, et ei olnud mingid, ma ei tea, mis iganes kehasse hüppamist, noh, nii-öelda pihta löömist, mis iganes, et samamoodi see lõpp tundus seal oli nagu see, et see lõpp tundus seal eriti nagu veider. Aga jah, et noh, neid tuleb sisse, vilemehed on ka inimesed lõppude lõpuks ja noh, Kossus ei saa kogu aeg varriga. Siis rikub täitsa mängu ära. Siis ei saagi mängu vaadata, jah. Aga 8. meeskond on siis Panathinaikos, kes siis viimane voor võitis 1 punktiga ainult, võitis Asvelli, ma vaatasin, vahe oli 6 punkti, ma olin nagu okei, ma enam ei viitsi vaadata, ma panen telku kinni, ma viskasin, ma ei mäleta, midagi peale ja siis võtsin Euroliga äppi lahti ja vaatan, mäng ikka käib, vaatan vahe ainult 2 punkti ja siis lõpuks vaatan, et MV nagu ainult 1-ga võitis Panathinaikos. Ja siis ma olin küll nagu mis asja ja siis noh, Ataman oli jälle full kettas, eks ole, mängujärgses intervjuus ütles, et minu mängijate oli alla igasugust arvestust, täielik häbiplekk. Loodan, et vaatavad peeglisse, varsti tuleb Kendrick Nunn tagasi, et siis tema näitab, et mis tasemega mängijad olema peavad. Kõige pullim on siis see, et nädalavahetusel kaotati Kreeka liigas, kaotati Aarise meeskonnale ja siis meeskonna omanik läks Instagrami räntima ja ütles, et kui nendel meestel on, et mis te arvate, kes te olete, et teie mängite Panathinaikoses, et kui teil on mingitki väärikust, siis kui te maandute Ateenas, siis te annate kõik lahkumisavalduse. Ilmselgelt see on mingi Kreeka veri, ilmselgelt seda poole hooaja pealt ei tehta. Aga seda melodraamat on jube pull vaadata, mul oli juba naljakas. Jah, see on ikka päris uskumatu, aga siin Asvelli mängus mul ikkagi Slowkas ikkagi tegi ka ulmet. Jah, ta pani tema ja Grant olid need 2 ja siis Holmes oli ka vist. Kusjuures mul on üks asi, mis mulle tegelikult meeldib praegu, kui Panal siis Nanna väljas, et Grant, kes tegelikult on ikkagi pigem rohkem kaitselõvi ja ta ju ise ütles, et tema on tegelikult Euroliga parim kaitsemängija et aga teeb ka skoori kui vaja ja ikkagi veab seda. Minu arust temaga ongi alati olnud see, et ta on üks nagu mina ütleks, et ta on perfektne mängija, kes tahad oma tiimi, et ta mängib, et kui sul on vaja, et ta mängiks rolli, kaitsvamat rolli, ei võta rünnakul nii palju, siis ta teeb seda. Ta on nagu tiimimängija, vaata. Aga samas siis ongi olukord, kus sul on mingi põhivend väljas ja sul on vaja, et keegi nagu step upiks, siis ta on alati see vend, kes nagu teeb selle sammu, vaata. Et ta on ja viimased voorud, et noh, sellepärast ma endale Fantasy's tõin ka. Viimased voorud on olnud väga hea. On olnud väga hea ja noh, eks nüüd näha ole, et kui nüüd Nann tagasi tuleb, et mis siis ja no Shorts on ikkagi oma halevari, et ja mul tolle venna kohta ei olegi väga nagu midagi öelda. Ma veel ei usu, et ühe hooaja võib-olla veel Panas teeb, aga samas see on Kreeka, et võib-olla ikkagi on ka samas oligi Lorenzo Brown ka, läks Makaabis Panasse, minu arust leping oli mitmeaastaline ja siis nüüd aasta pealt siis lõppes ära ja läks Milaani, no nüüd Milanost ta lendas ka välja muidugi.
et seal see peatreeneri Reintal süsteemis kohta, et eks näis, kus ta maandub. Aga jah, et selles mõttes ma arvan küll, et siin on variant vabalt, et see shorts enne järgmine hooaeg enam ei jätka, et ma arvan, tundub, mina ei tea, mu enda jaoks ma oma peas mõtlen, tundus väga rutakas palkamine, väga liigne ja kuidagi mitte nagu aju ütleb, et ei ole nagu see, et meil on kindel süsteem, kuhu me otsime kindlaid mängeid, või me otsime nagu staarmängeid lihtsalt, kes nagu talendiga. Jah, et umbes nii, et peasid rivaalid nagu endale ei saa, et midagi siukest jah. Põhimõtteliselt. Aga see asi ei toimi. Ja siis viimane, kes jagab siis 15 võitu, siis ka on Svesta. Jah, kes on ka siin ikkagi. Nüüd uuesti hoo üles saanud, vahepeal oli siuke kehvakene see asi. Aga uuesti hooga üles saadud, et nüüd siin eelviimasel mäng. Ei, see mäng, vaatasin seda. Vaatasin ka, jah. No mis asi, mis Ameerika mäed, just eriti see esimene poolaeg. Täiesti ulme, No see, kuidas ikka Svesta esimene veerand viskas, oli ikka täiesti. See oli, jah. Ma ei tea, mis valdkonnast, et siin, kui sul ikka Miller McIntyre peab esimese veerandiga kolmes, siis on nagu vähe kehva. See oli, jah. Aga mis näitab ka oligi see, et tal oli esimese poolaega Miller McIntyre'il oli 12 punkti, 6 söötu, aga ta lõpetas 16 punkti ja 7 söötu. Ehk siis oligi see, et ma vaatasin teda mängu ja siis ma olin ka, et ega Svesta niimoodi jätkata ikka ei saa vaata. Ja ikkagi Svesta nagu tõesti ja nad ei jätkanudki ja mind pani üllatama see, mina ütlen ausalt, alla minuti, 57 sekundit just vaatasin siin järgi, oli mängitud, Svesta tegi 95-85 seisu. Nii. Ja siis ma panin nagu kinni ära vaata, ma vaatasin, et okei, see on läinud, ma vaatan midagi muud, mingit teist mängu ja lähen samamoodi, nagu sa siin paneti Naiko seda mängu ajal, läksid äppi vaatama, läksin maa ka, vaatasin äppist järgi, vaatan, opa, kolmega ainult veitsid, et siin oligi 57 sekundiga tehti siis 7-0. Et seal pandi ikka hullu, et jah, aga jah, et Svesta poole pealt siis 4 meest. Novora on muidugi mees, kes siis see hooaeg ikka FSS ta seal mädanes seal pingi peal, et siis Svesta on selle võimaluse saanud ja väga hästi ära kasutatud. 3 küll ei kukkunud, aga muidu väga hea mäng. Butler on alati ka siuke Ameerika mäed vend, et tal siin 2 vooru läheb hästi ja siis 3 vooru läheb jälle kehvasti ja samamoodi, kes on väga esile tõusnud Svestal, mida vaatasin tegelikult juba hooaja alguses, et seal nagu materjali on. Isundu jah, et ei saanud nagu alguses minema. Aga nüüd eriti viimased voorud ka, et kui sa tood ikka 17 minutiga 18 punkti ja 8 lauda, väga efektiivselt kasutatud minutid. Svestal vaata oli see probleem ka siin alles hiljuti, et Polomboi oli vigastatud pikalt. Tuli tagasi. Ja seal mängus ma vaatasin ka, et ma isegi nagu mind panigi imestama, okei, ma olin vihane ka, sest et Fantasy's mul oli Sundu vaata. Vent tegi ülihea seti vaata. Ja siis tuuakse Montekas. Nagu Polomboi toodi sisse ja ma mõtlesin, et okei, Polomboi läheb välja, et nüüd tuleb Sundu tagasi kohe vaata. Aga tal oli vist tegelikult oli äkki vigadega ka probleem, sest ta langes lõpuks 5 peaga välja, aga toodi ikkagi see Montekas. Tal võib see probleem olla, et Montejunas toodi jah, nüüd tuleb meelde jah, et oli vigadega ilmselt see probleem. Ja siin jah, et seal eriti, mis oli näha ka oligi see, et Obradovitš otsis siis käiku või kaitse mõttes just otsis käiku, et millega siis pidurdada tegelikult seda Kabengelet. Jah, see oli ka hull, see pani hull mängu. Too pani siukse mängu kokku, et 24 punkti, 8 lauda, 5 söötu, 3 vahelt lõiget. Piir oli 40. Et see vend, tema vastu tehti siis 6 viga ka, et see vend pani ikka ulme mängu kokku. Samas siis, kui oleks võib-olla pidanud lugema ka, me jõuame Fantasy juurde ka, aga siis mul oli kapten, oli Petrussev. Ma mõtlesin vana koduklubi vastu, et lammutab, on ju. Sest ta esimene mäng Svesta vastu mängis väga hästi. Ja siis tuli 5 minutit mängis ja siis tuli hiljem, siis tegelikult tuli välja ka, et tal on mingi pisivigastus. Sest ma pikalt mõtlesin, et miks ta teda rohkem mängu ei too, et annaks ka Bengelega kas või vahetust, et ma saan aru, et kui Petrussev oli väljakul, et siis nagu tegelikult Dubai ei mänginud oma parimat mängu tollel päeval. Et ka Bengelele vahetust kas või mingi 5 minutit, mis iganes, et ja kui Petrussev saab mängu käima, saab teda kasutada, kui ei saa mängu käima, ei saa, aga siis tuligi välja, et tal oli tegelikult mingi tervisemure, et iseenesest loogiline ka ja tegelikult ju, kes on tagasi ka, on ju Musa, et ta oli pikalt vigastatud
aga siin Svesta mängus ei saanud väga püssi paukuma, et 8-1 Jaa, viskas, et päris kehvasti. No alles tagasi tulnud ka, et tal läheb aega, aga noh, Dubaile hea siis nii-öelda hea lisakäik, eks ole. Ja siis 10. meeskond. Žalgiris ja viimane mäng, noh, treeneri nahka läheb see mäng. Kahtlemata, et see on 100%. Ma olen kahest otsast sellega nõus. Esiteks see, et Francisco välja võeti. Aga teiselt poolt see ka, et Wrighti ei kasutatud lõpupoole. Et mängis Tuubelis Sleva vist oli ja Ulanovas või. Et mängis nagu sellise natuke lühem, aga noh, muidugi oligi see ka, et oli Baskonial oli ka nagu lühem eesliin. Küll aga ma arvan, Wright oleks seal lihtsalt käigu juurde andnud nagu laua ja kõige mõttes, et võib-olla. Ja no see, kuidas ikkagi. Aga see Francisco välja toomine, seda tahtsid vist mängida. Ei, ma tahtsin seda ka mängida, aga see, kuidas see seal Tuubelis ja kas oli keegi veel või oli ka ainult Tuubelis ründevigu välja võttis? See oli Sleva võttis hästi ühe, ma mäletan. Et seal võeti mitu tükki neid järjest ja see oli hea, aga jah, et sa nagu mees on tuline vaata ja sul on 4 minutit lõpuni ja sa võtad pingile. Vend on nagu 30 punni pani mängu lõpuks vaata ikkagi ja no lõpus ta siis seal hakkas päästma ka ja siis ta kõige paremini ei läinud, eks ole. No ikka jah. Mul endale tundus, et see mäng läks tegelikult seal murdus ära see asi, kui mängiti tegelikult Prasteikis, mängiti paremas nurgas täiesti vabaks. Ja ta pani mööda. Ta pani selle 3 mööda. Et too tegelikult koht, mis talle leiti juba hästi, tegelikult Prasteikis tegi too mäng hea mängu, et just 5 söötu, et tegelikult nagu korralik mäng, eks ole, selles mõttes, aga tolle oleks võinud tegelikult, noh, tolle oleks pidanud sisse panema, et too tundus mulle see nagu murdepunkt olevat, kus siis asi nagu käest ära läks. Aga lihtsalt ongi, et no play-offi koht võis praegu sellega minna, play-inis nad küll on hetkel veel play-inis on kahe võiduse siis varuga. No ütleme jah, et Euroliigast on see ikkagi üsna kindel juba, meil on mitte üsna kindel, aga natuke annab sükest kindlustundet küll, aga midagi kindlat veel ei ole, aga veits annab nagu hingamisruumi, ütleme niimoodi. Eksimisruumi aga noh oleksid võit käes, oleks 3 vahe, mis oleks ju see oleks juba, jah. Mis oleks veel parem, on ju. Baskonia poole pealt, kelle ma välja tooksin, kes on viimased mängud, ma olen vaadanud ka Hispaania liigas samamoodi rünnaku poole peal hakkan rohkem nagu tegema, on tegelikult Kuruts. Et 15 punkti, 7 lauda, noh ta on kõva kaitsemees, seda me oleme alati teadnud, aga rünnaku poole pealt ka, et on siin hakanud viskeid sisse panema ja nagu hästi mängima, et rünnaku poole pealt ka, sest noh, Luvavuga, Barro ja Forrest ja siin nende meeste pealt sa tead alati, mis sa saad, on ju, aga Kurutsilt, kui sa saad Kurutsilt ka mingit ründesisendit, et siis on tegelikult väga hea ja noh, siin Howard vaikselt hakkab jällegi tulema ja siis Diakite tegelikult ka, et see korvialune vend tegelikult väga tundub täitsa korralik mees, et Baskonia tegelikult on väga nagu korralikult uuesti nagu mängima saanud, et noh, saadigi see FS vastu saadi siis võõrsid esimene võit kätte ja noh, tabelis nüüd oleks siis 16, et 9 võiduga päris tegelikult korralik mäng, et korraliku vahega. Tahtsingi vaadata korra siia veel tulla tagasi siia Žalgirise mängu juurde, kui ma seda vaatasin, siis ju alguses sai kohe Žalgiris 16-4 ette midagi sellist ja kusjuures siis Kabarol 3 ei kukkunud, või no tal ei kukkunud üldse. Tal esimene poolaeg ei läinud üldse. Ei, tal on 7-1. 14,3 mängu peale ei kukkunud aga selles mõttes no minu arust pani mingi otsustava pani kotti 2+1 vist oli ka selle pani 19 punkti lõpuks ikkagi tegi ikkagi oma ära lõpuks no jah, aga lihtsalt ongi, et tal need 3 ei kukkunud üldse, et 7-1 et siin ja siis kes siis jäävad napilt play-in'i alla praegu mõlemad Itaalia klubid ehk siis Virtus, kelle üllatuseks, kelle mänge ma olen viimasel ajal päris tihti jälginud. Ma siin nüüd jah seda et Monaco mängu vaatasin, siis enne seda oli kelle mängu? Üritab mälu turgutada Fenerbahcega mängisid ka hästi Nad võitsid vist isegi tolle Ei võitnud Fener on vist võiduseeria peal aga Svestaga mängu vaatasin, kus nad ka kaotasid selles mõttes, aga mängisid jällegi et selles mõttes Virtus on hästi mänginud Neil on hull kaitse kuidagi ja täpselt, et noh ma ei mäleta, kelle vastu siin kommentaator tõi ka välja mitu korda Svesta vastu tõigi, noh siis muidugi lasti Svesta 102 punkti panna aga seal oli rohkem isegi see, et Svesta pani lihtsalt nii hästi kotti neid viskeid jällegi, et kaitse oli hea, aga nagu rünnak oli parem, eks ole et selles mõttes küll, aga jah, Virtuse mängud alati kuidagi siuksed põnevad, et noh, siin on näiteks ongi Olümpiakosele kaotati ainult 3
Salgirist võideti 4-ga, noh nüüd Monacoga läksin ta põhimõtteliselt viimaste sekundite peale. Ja seal on see vend, see Alston Junior, siis NBA ja Euroliiga parima 300%-ga mees. Et tolle ise ja tolle liigutused ja siuke toon mängudes. Et toda on äge vaadata. Noh, teist Itaalia klubi nüüd Armanit muidugi, nende mänge ma ei olegi väga vaatanud, ausalt öeldes. No nüüd on Liidei tagasi neil. Liidei tagasi, noh Nebo on ka see hooaeg ikkagi mänginud juba, et see on hea olnud. Noh nüüd Brown läks ära, eks ole, Brooks on, nagu me rääkisime siin paar episoodi tagasi. No nüüd on nüüd viimased, need voorud ei olnud väga hea. Aga on nagu step up ind, eks ole, Polmaro ja noh nagu ikka, aga nende mänge ma ei ole väga sattunud vaatama. Ja siis siin tabeli lõpupoole, noh ongi Maccabi ja Bayern siis mõlemad 10 võidu peal, Dubai siis 11 võitu, et Maccabi ka siin mingi hetk ikka vormi leidsid ja tegelikult on okeilt mänginud. Baskonia, Pariis, Partizan siis Benaroya käe all on siin 2 võitu ikkagi saanud. Et siin see... Ja siis on juba FS ja Asvel, mis on natuke üllatav minu jaoks, et FS nagu... No jah, see enam ta isegi, enam ta ei ole üllatav, sest lihtsalt sa vaatad selle meeskonna mängu ja seda meeskonda ka, et no tegelikult seal ikkagi pool satsi nagu ei ole tegelikult nagu Euroliiga kaliibriga vennad, et nad peaksid, mõned mehed on seal siukesed, kes võib-olla ei peaks nii palju minuteid saama, kui nad saavad. Aga neil on lihtsalt hetkel nagu vigastustega ka. Ja täpselt ongi. Ja no sellepärast need vennad saavad mängida, no selles mõttes, et kui nad annavadki sul vahetuses mingi 5-10 minutit, see on fine, aga kui nad peavad ikkagi mängima 15-20 minutit, siis noh, sealt tulevad käärid sisse. Ei, see on jah, tuleb täitsa nõustud, et FS on, ma ütlen ausalt, minu jaoks okei. Mina olen vana FS natuke pooldaja ka ikkagi, et aga FS on ikkagi kõige õnnetum Euroliga sats sel hooajal. See hooaeg küll, jah. Et neid vigastusi lihtsalt, no neid ei jõua kokku lugeda, et siin juba hooaja alguses ju... FS ma ei oleks elu sees, no me tegime hooaja alguses väikse ennustused ka, et elu sees ei oleks ennustanud 19. Ei, no aga no muidugi veel on minna, et siit äkki ikkagi... Paar kohta võibolla tuleb, et no mine sa tea, aga praegu vaadates vormikõverat, et viimasest 10 ainult 1 võita, et keeruline. Ma täpselt ei tea, kuna need Larkinid ja asjad ka tagasi tulevad, et Lloyd on seal vigastatud ja... Larkin sai vigastada novembris, öeldi, et kuskil 2-3 kuuline vigastus. Ehk siis varsti peaks võibolla tagasi olema. Ma ei ole jah, FS mänge ma ei ole ka niimoodi vaadanud. Ma nüüd vaatasin seda mingit viimast, mis nad seal oligi vist olümpiaakuse vastu või enne seda. Jah, et ega seal midagi ilusat ei olnud. Ei, Veneri vastu vaatasin, tähendab, neil oli Veneriga mäng ju, mille nad kaotasid. Tolle nad kaotasid suurelt, ma toda vaatasin ka. Too oli võõrsil mäng ja too kaotati ikka suurelt kaotati. Seal esimese veerandiga tehti. Jaa, aga seal ei olnud ka, et seal nagu mingit kuidagi rünnakul loogikat väga ei olnud, et üks ühele punnimine ja... Kahjuks jah, et mulle tundub endale ka, et treenerina ka, et Lasso hiilkäed on nagu möödas, et ikkagi ei saa neid asju nagu vist käima ka. Et selles mõttes kahju on, aga eks näis, ma arvan FS, eks ta uuel hooajal ikkagi... Kui ta jääb, siis jah. Ma usun, et jääb ikka, aga eks ta ilmselt bounce back ivad või tagasi tulevad ka, et seal on, tuumik on tegelikult ju norm, et kui me võtamegi mehed, kelle võib-olla jätaks alles on ju, või mitte võib-olla või kindlasti on ju Weiler Päeb, Larkin, Lloyd, Dozier, Bobois, kui ta veel tahab mängida, siis ta on päris juba ikkagi, ta ei näe kusjuures nii vana välja, aga ta on ikka kõige vanem härrasmees, eks ole. Poirier, Kordinier jah, ja kui Papajannis vigastuses, siis tema ka. Kui sa need nagu 7-8 venda need alles jätad, siis see ülejäänud sealt need äärepositsioon on see, mis neil vajab kõige rohkem turgutamist. Et see Osmani on ka. Osmani on ka siuke Ameerika vägede vend rohkem. Ja kuigi mulle veits... Schmitz on ka, tegelikult nüüd loed nagu nimesid ette, siis tegelikult on suht korralik sats. Ei no on, aga ja eriti mulle meeldib see, et olümpiaakses tuli ju ka Seiben Lee, kes on hullu pand. Seiben Lee on hästi mänginud. Nagu selles mõttes hullu pand, et nagu võrreldes, et olümpiaakses oli ta täiesti null tegelikult. Täiesti pingimees. Aga siin on nagu nüüd tal on õnne ka, nagu öeldakse, ühe mehe ebaõnn on teise mehe õnn, et ühesõnaga jah, et Seiben Lee nagu need, et Larkin ja siin Lloyd ja kõik need on väljas. Situatsiooni värk, et vigastused on vigastustega mehed väljas ja samamoodi nagu mõnes mõttes nagu Grant, eks ole, et astud sinna saabastesse ja teed ära, vaata, et eks näha, kui need mehed tagasi tulevad, et mis ta roll siis on. Kas ta rünnakul ikkagi nii palju saab palli või ta rohkem kaitses mängida. Kusjuures kui korra veel tulla siin Fantasy juurde kiirelt veel kähku, siis ma mõtlesin, ma teen hea taku.
ma vaatasin, et FSL on 2 mängu oli Feneri ja Olümpiaakosega järjest, et noh, Lii seal nagunii, ta ei saa nii palju enam nagu teha, vaata. No ikka tegi, noh. Ma mõtlesin, ma tuun peale seda, vaata, et hind ta langeb, et ma saan ta ära tuua, noh, odavamalt, aga noh, kus sa sellega, mees pean ikka 2-kordselt üle enda keskmise. Ikka pani hullu ja ta mängis väga hästi. Ei läinud õnneks mu see taku. Aga jah, Euroliigas siis sellel nädalal siis topeltvoor ja tegelikult siis mis siin ja tegelikult ongi veel jäänud ainult põhimõtteliselt 3 vooru, et see nädal topeltvoor, järgmine nädal ka siis veel voor 12 ja 13 veebruar. Ja siis ongi läbi või? Ja siis on koondise paus. Ehk siis 29. Ära ehmata. Ei, 29. voor on siis 25 veebruar. Ja. Võiks olla 24 muidugi, et siis nüüd tööl ei ole, et siis saaks puu alla. Aga siis on Eesti mäng või? Ei, ma ei tea veel. 24 on siuke, kus tavaliselt on Eesti. Tavaliselt on olnud kuskil seal, aga ei tea. Aga see selleks, sinna tuleme mingi teise episoodi, aga jah, et siis see nädal topeltvoor ja topeltvooru siis avab Dubai versus Olümpiaakos, ma arvan, ma ei tea. No siin ei ole mõtet väga pikalt peatada. Et siin mingit juttu oleks, et Olümpiaakos on kindel favorit, et vaadates nende hoogu ka, et võtavad ära selle ja kui seal veel pets ka vigastatud natuke on, et siis ma ei näe nagu. Võib-olla huvitavad mängud, mis on, noh jällegi mu arust väga veider, aga põhimõtteliselt meil on topeltvoorul siis teisipäev 9 mängu ja kolmapäeval 1 mäng. Aga siis teisipäeval huvitavamatest mängudest kindlasti Žalgiris Monaco, Žalgiris kodus. Monacol tegelikult tuleb siin vist põhimõtteliselt 3 kaotuse pealt, sest nad kaotasid topeltvoorus ka mõlemad mängud. Et kindlasti tahavad teha vigade parandust. Žalgiris samamoodi tegelikult Baskoniaga ikkagi. Ja Žalgirisel on ikkagi seda võitu vaja. Žalgirisel on võib-olla seda võitu natuke rohkem vaja, kui on Monacol kodusaal. Ma isegi kaldun arvama, et Žalgiris võiks võita selle mängu. Aga ma tahaks ka, et Žalgiris võidaks, selles ei ole kahtlustki, sest et võiks ikkagi sinna play-offi nad saada sel hooajal. Aga Monacoga on ikkagi raske, kuigi jah, vormi pealt on mõlemal tegelikult aga ma ikkagi arvan, et seal on seda Monacol seda pikka pinki või nagu seda kvaliteetsemaid mehi, mulle tundub. Siis huvitav mäng tegelikult muu jaoks enda jaoks küll on veel Svesta Hapoel. Et ma arvan, et selles mõttes Hapoelil, kui Bryant on tagasi, mida ma olen aru saanud, et võib ei pruugi olla, siis ma arvan, Hapoel võidab, kui Bryantit ei ole, ma arvan, Svesta võtab kodus ka, ma arvan, Svesta võtab ära. No ma olen ka nõus, et Svesta on siin favorit. Praegu tundub nii Bryanti keskmine asi olevat. Misic ei ole ikka jälle, kui niimoodi alla saan, nagu ma oleks ootanud, et ei ole ikkagi see Misic olnud, aga noh, eks see NBA-st tulemine, NBA-st ta ei mänginud ka ulmeliselt palju, et ma arvan ikkagi, et Svesta isegi kui Bryant mängib, on see favorit siin ikkagi, et siin on Moneked ja asjad ja kes siin teevad, et jah. Et korvialune võibki olla, et seal päris äge duelli Sundu Tuuru võiks olla, et see on päris, ja Polomboi siis Moutli ja mis iganes seal valikud on. Võib-olla vooru kõige põnevam mäng tegelikult siis Panathinaikos Real Madrid. Pana siis kodus, kui nüüd muidugi kõik mehed askumisavalduse andsid, siis ma ei tea, kes väljakule tuleb. No seal on äkki on ikka mingi see noored ka need, aga ei. No jällegi veits oleneb, ma ei ole nüüd lugenud, peab vaatama, et kas nad mängib esiteks. Teiseks Reali poole pealt, Reali vormikõver on muidugi Reali kasuks, et nüüd Pariisile küll kaotati, aga muidu tegelikult siit viimasest siis ma ei tea 10 mängust vist oli 8 võitu, eks ole. Nii et siin ma ütlen ikkagi lähen Reali poole peale, et Real selle võidu võtab. Mul on nagu praegu ka raske nagu näha, et kui Panal nagu Asvelliga raskusi Aarise vastu kaotavad seal Kreeka liigas, siis nagu kuidagi praegu tundub, et see vagun hakkab nagu lagunema. Et ma päris nagu ei julge ma pigem ka kalduks Reali poole. Et ma ei julge nagu siin väita, et tuleb mingi pakikas Panale, aga samas ma ei oleks üllatunud ka.
no kui sa neid vormi pealt juba mõtled, et ja kui Nanni ka ei ole, et ja siis Ataman läheb närvi, paneb seal Samodurovid ja mingid asjad mängu, et siis on nagu on. Ja siis ma ütleks selle vooru veel üks põnevamaid mänge on Barca siis võõrustab Fenerbahcet, et Saaras siis jälle Partsasse. Jälle nii-öelda ikkagi järjekordne mäng Vaat siit ma ei oska midagi kodusaalis, ma ise arvan, arvestades Fenerbahce mängu, siis ma ikkagi arvan, et Fener võidab. Võtmeküsimused, kuidas Panter kinni saadakse, Barca poole pealt, kuidas Horton Takker kinni saadakse. Toon ulmees. Toon tank, et too on ikka jubevennike. Ja selles mõttes, korvialuse võitluse annaks Barcale. Et see on ka kindlasti küsimus. Ja seal tegelikult äärepeal ka, et seal Sengelia ja Clyburn, et aga nüüd on Bonzi Colson on tagasi Veneri. Jah, et seal kaitse poole pealt võiks nagu abi olla, eks ole. Et siin on mõlemal meeskonnal plussid ja miinused ja ma ise arvan, et Fenerbahce. No ma lähen siis Barca teed, oleks huvitavam, aga ma ütlen ausalt, ma ei oska mitte midagi, võitjate poole mõttes ei oska mitte midagi siit. Okei, ja vaatame siis topeltvooru teine siis topeltvooru nii-öelda teine voor, mis seal siis huvitav mäng kindlasti mu enda arust on Valencia Apoel või vastupidi siis Valencia Apoel on kodus. Jällegi väga keeruline koht. Ma pigem tahaks Apoeli poole minna, aga jällegi ma ei saa sellest Bryantist ikka üle ega ümber, et kui toda venda ei ole, siis nagu ma näen, tundub mulle, et nagu keeruline. Ja Valencial ka on ju, kuigi Valencia retsilt äge meeskond ägedalt mängivad, fun vaadata, selles mõttes kõik on tore ja hästi, aga Apoel ma arvan võiks selle mängu võita. Just. Ma kuidagi vaatan, et seal teises topeltvooru pooles nagu ei ole ulmeliselt nagu selliseid mingeid nagu mängu, mis hakkaks nagu silma. Et mis siin on Partisan Panathinaikos on ju, Panama ma arvan võidab, Dubai Real alustab seda vooru, ma arvaks, et Real võidab. Bayern Monaco, ma arvaks Monaco võidab. Pariis Fener võidab. FS Salgis. Armani või Asvel Armani. Ei ole nagu ainuke on Baskonia Barcelona. No sest eelmine mäng oli täiesti 4 lisaajaga. Jah, et seda ma mõtlesin, et see on ainuke, et 6. veebruar. Olümpiakos Virtus ka, et viimane mäng siis Olümpiakos võitis 3-ga. Et kui Virtus natukene vastupadu siin suudab, et kui me Virtusest räägime ka, et siin tegelikult need ägedaid mängumehi on küll ja veel, et see noormees Niang, kes võitis siin üks voor, võitis 17 lauda maha. Diouf on muidugi korvi all siuke vend, et ta siin Svesta vastu tegi oma karjääri rekordi ja siis Monaco vastu oli vahepeal pirriga -7, lõpuks jõudis 0 peale. Jaa, mul oli ta ka satsis. Mul oli ka, no sul oli pingi peal, mul oli 6 mees, vaata. No ma jätsin ta pingi peale. Aga et tema on ju ja tagaliinis ka, et ikkagi Vildosad, Morganid, nagu asjad, Alston Junior. Aga neil on muidugi Edwardson hetkel puudu, jah. Aga võib-olla jällegi ongi parem, et ei ole see asi nii palju ühe mehe õlul, et pigem, minu arust ongi need mehed, et need meeskonnad on, vabandust, et Virtuse poole pealt mulle tundub, et kui Edwards valemist välja võtta, siis läheb asi meeskondlikumaks ja paremaks ja nagu asi ei jookse kokku. Samas kui sa näiteks Apoelist võtab Bryanti välja, siis see asi kuidagi nagu kilub kinni täiesti. No nii ta on. Et jah, aga siin jällegi Olümpiakos kodus ma ei näe, kui ma tahaks olla väga siuke, mõtle, mis see sõna on, väga julge, siis ma ütleks Virtuse, ma ei usu. Olümpiakosel on lihtsalt nii hea hoog ka praegu. Aga Baskonia Barca on selles mõttes küll huvitav, et tegelikult Baskonia koduvorm on päris hea. Ja Barca, et ma ei tea, et kui Feneriga seal esimene mäng võib-olla ei lähe kõige paremini, et siis võib-olla see teine mäng ka, et mine sa tea, et ikkagi mõistus ütleb Barca. Ei, no sama. Aga ma ei imesta, kui Baskonia siit ikkagi ära ammustab midagi, jah. Okei, Euroliiga jah, üle vaadatud 3 vooru, nagu me ütlesime veel minna ja siis on juba koondise paus ka. Ja kui koondise pausist rääkida, siis ei saa rääkimata, et eestlastest, kes mängivad siis teisel pool siis nii-öelda teisel pool lompi öelda. Ma mõtlesin ka, et seda ka, seal nad ka mängivad ja väga hästi. Samal pool lompi. Ehk siis meestest, kes siis ikkagi meil siin Euroopas mängivad ja ma arvan, et
paslik oleks minu arust alustada mehest, kes tegi eile elumängu, ehk siis Gregor Hermet. Mängiti eile Asvelli vastu, võideti tiimi Dioniga, see mäng siis 99-90 Euroliiga klubi vastu. See nädalavahetusel üldse väga paljud eestlased mängisid Euroliiga vastu. Või just eilne päev oli eriti see pühapäev. Aga Hermet siis karjääri rekord, nii-öelda lühike karjäär, mis tal praegu veel olnud on seal, aga 18 punkti, natuke rohkem. 18 punkti ja siis 3 lauapalli oli oma meeskonnal jagas siis nii-öelda seda parima punktitoo ja seda, et vahepeal ta oligi parem, 18 punktiga parem. Kusjuures, kui mina vaatasin, siis vahepeal tal oli päris, algul ei olnud nii hästi. Et tal oli seal isegi mängu hinne oli poole mängu pealt, nagu siin ühes äpis mul oli 5,8. Et see aga siin jah ikka võttis lõpuks tegi ikka ära väga korraliku mängu kokku. Et äge on näha lihtsalt, et ikkagi läks sinna, teeb väga hästi ja Euroliiga klubi vastu võit võtta niimoodi ja olla üks põhimeestest oma meeskonnas. Et ta on siin iga mänguga, mulle tundub, et tema roll on järjest kasvanud, et see on hästi nagu äge olnud vaadata, et kahju, et kuskilt väga ulmeliselt nagu neid Prantsusmaa liiga mänge ei näe, võib-olla kui väga nagu ulmeliselt tahta, siis mingi striimi ikka leiab, aga midagi leiab või mingi vend teeb TikToki laivi, ma ei tea. aga selles mõttes, et selles on äge vaadata küll, et ainult jõudu ja jaksuda juurde ja siit ma arvan, selle pealt on hea tulla koondisesse, et ma usuks, et ta on üks nendest meestest kindlasti, kes koondises jah, sinna on veel aega natukene, aga eks kindlasti. Kuskil nädal või natuke rohkem, ega siin väga palju tegelikult minna ei ole, et kui varsti need aknad ju või varsti see koondise aken hakkab. Eesti meestest siis, ma ei tea, keda ma veel tooks esile, kelle ma olen viimased nädalad olen rohkem jälginud tema tegevisi, ta on nüüd vigastuses tagasi ka, aga Mihkel Kirves tegelikult väga südikalt Jonavas mängib, eile mängiti Salgirisega, kaotati 13-ga, arvestades, et see on Salgiris, ei ole üldse hullu, eks ole. Ja Kirveselt 9 punkti, 4 lauda ja 2 söötu, et väga-väga hästi mängis ja tegelikult enne seda ka, et siin oli kohe siis kui Vene vastu mängisid eelmine nädalavahetus, siis tegi kaksiktuubli. Et 13 punkti, 10 lauda, meeskond küll kaotas ja Vene siis Šiauliaiga võtsid selle pikem õle küll, aga Kirveselt ka, et ikkagi Leedus näha on, et tal on seal see koht olemas, hästi mängib, teeb tublisti tööd ja see on nagu hea, et annab jällegi teeb numbreid, ütleme siin. Annabki meile nagu juurde ka, et eriti tegelikult, kuna ikkagi see tundub, et see aken ka, et me peame hakkama saama ilma Tassita, kes ei ole pikalt mänginud oma hüppeliigese vigastusega, minu arust ta käis Opil ka, et tal vist läheb veel aega paranemisega ja ma olen jälginud ka, et need Yokohama, nii-öelda Jaapani liiga läks uuesti käima ja Kotsar veel tagasi nii-öelda ei ole. Et ei usu, et ta siis praegu veel koondisesse, ilmselgelt ei ole koondisesse ka veel tulemas, et eks me seal korvi all Kirvest meil ikka väga vaja läheb ja kui ta siukese hea enesetunde pealt klubist tuleb, siis see on ainult kasuks meile nende 2 Rootsi mänguga. Ja Trellil, korra sai juba mainitud, aga temal tegelikult oli väga hea mäng siis selle Bilbao vastu, et tegelikult seal toda mängu siis nägi K3 pealt on ju, oligi hea vaadata ka, et tegelikult Trell siis esimese poolaega oli oma meeskonna resultatiivsem 8 punktiga, hoidis väga hästi teravust, eriti just olid tagaukse lõiked, et väga hästi leiti tegelikult, et lõikas tagauksest, leiti talle sööt ja siis sealt kas upitas ära või siis tehti viga talle. Ja vabakaid siis pani 5-4, et väga-väga hästi samamoodi ja seal siis jäi vist kas 2 või 3 punkti jäi puudu oma siis nii-öelda Hispaania liiga rekordist. Seda ma tean. Et see oli nagu lähedal ja tore on näha, et Vene on tagasi vigastusest, et tal siis siin Šiauliai eest tegelikult stabiilselt mänguaega nüüd juba saab ja siis samamoodi siis laupäeval oli nende mäng, tolle siis seal läks 2 lisaajale asi. Siis esimene poolaeg Vene oli jällegi ka oma meeskonna parim, aga teisel poolajal kahjuks ei tulnud väga juurde, et jäigi 9 punkti peale ja selles mõttes küll, et oli natukene, võib-olla läks natukene kehvemini see asi, kui oleks lootnud. Jõesaar paneb Sarajevos hästi, Kullamäel Lietkapelises on ikka need üles-alla, et siin üles-alla mängud, paneb, siin oli see
oli Leedu karika veerandfinaal, seal ta pani, kas oli 24 või 25 punkti. Seal pane hullu. Ja täpselt, aga siis järgmäng või kuna see oli, ei tulnud. Jah, et siin Türk Telekomi vastu näiteks seal selles Eurocupis pani ainult 5 punkti ja eile pani siis 11 oli, kui ma õigesti kohe igaks juhuks vaatan üle, 11 punkti. Et selles mõttes hästi. Pökleri hoog on veidikene, tundub nagu raugend, et aga saab ikkagi stabiilselt, saab mänguaega, nüüd tuleb küll praegusel hetkel on hakanud tulema pingi pealt, et vahepeal oli algkoosseisus, aga selles mõttes korvpallis ega väga vahet ei ole. Tänasel päeval enam ei ole, kunagi võib-olla oli rohkem ja Raiesti ka, et Murcia siis tegelikult eile võttis Barça ühega ära, toda mängu kahjuks siis K3 ei näidanud, aga K3-ga on nii palju, kui olen lugenud ka, siis seal on lihtsalt see olukord, kus need ülekanded ei ole nagu nende valida, et see, mis jagatakse, seda peab näitama ja nii on, aga Raieste siis seal siis kaitses kõvasti rügas ja punkte küll ei toonud, aga 3 lahuda ja üks sööt ja kaitse poole pealt just, et näha oli, et vaat siin ongi see on see, mis Raieste tegema peab. Ja siin ikkagi kahjuks tee, mis sa tahad, kaitsemäng väga statistikas ei kajastu, et mingid numbrid on, vahetlõiked ja palju vigu oled välja võtta. Mingid suhkused ja NBA-s näiteks, ma ei tea, kas Euroliigas isegi sihukest asja jälgitakse, aga NBA-s näiteks ma tean, jälgitakse sihukest asja nagu nii-öelda deflections, ma ei tea, eestikeelset vastet mul praegu nagu ei tule, aga põhimõtteliselt mõte on see, et sa ei saa nagu täitsa vahelt lõiget, aga näiteks söödule saad käe vahele niimoodi, et pall läheb out'i. Ehk siis, ma ei tea, kui palju seda nagu Euroopas jälgitakse, aga ja siis täna siis mängib ju tegelikult täna õhtul siis mängib Konatšuk. Siis peakski vaatama, kas nüüd on, aga kindlasti soovitan ka, et Setanta kanalid näitavad nii Itaalia kui ka Türgi kõrgliga korvpallimängu. Näitavad üle, et siin näiteks FS-ega siis, kui oli nüüd üle-eelmine nädalavahetus oli, siis FS-ega mängu näidati ilusti, Setanta 2 näitas üle. Et vaatasin isegi mingit aega seda, aga et selles mõttes too oli hästi äge päev, 25. jaanuar oli hästi äge päev, kus 3 Eesti mehe mängu nägi siis telekast, et K3-st näitas mõlemat, seal ükski Eesti mees ei võitnud muidugi seda mängu aga selles mõttes et seal olid nagu head mängud, millest on kahju ei teagi, peaks nagu lugema või uurima ka, aga põhimõtteliselt mingi hetk kunagi, kuna K3 on siis partner Salgirisega, siis mingi hetk näitas ka Leedu korvpalliliigat, näitas K3 spordi nurk üle, enam ma ei ole seda leidnud, et tegelikult nagu seesama Jonava Šiauliai mäng, ma oleks hea meelega vaatan seal Kirvest ja Venet või siis eilne Salgiris Jonava mäng, et hea meelega oleks tegelikult vaatan seda, et ja mees, keda ma tahtsin mainida ka veel, loodame, et Suurorg nüüd jääb terveks ja seekord saab ikka koondise juurde tulla ka, et viimased koondise juurde tulekut tal ei ole ikka üldse jopanud, et ei ole jällegi tuli 3 korda üle vasak üle ja et ikkagi mees terveks jääks ja saaks ikkagi koondisele appi tulla. Ja mis ma veel olen tähele pannud, on see, et Riismaa ei saa enam põhimõtteliselt mängida oma Itaalia klubis, et viimased mängud ei ole ta põhimõtteliselt kas ei ole koosseisu kuulunud või ei ole pingilt püsti saanud, et sellest on veits kahju, et meie mõttes ikkagi jällegi taga nagu just kaitse mõttes, tagaliini mõttes vägagi ikkagi oluline lüli. Muidugi, et võiks natukene seda rohkem olla, aga eks näha ole. Ja ookeani taga siis kriisavigastus õnneks ei olnud nii tõsine kui algul arvatist, et siin juba mängib uuesti. Veesaar paneb ikka hullu, nägin statistikat ka, et Veesaarel on vist kas oli oma tiimi või oli konverentsi, midagi sihukest, vist oli oma tiimi, et parim pluss-miinus pika puuga nagu. Ta on pikk. Ei, Veesaar on äge, et see on... et siit ikkagi seda NBA lõhna on üleval. Et saame, ma loodan, ma usun ja mitte ei looda, vaid ma usun, et me saame selle 3. mehe ikkagi, et nüüd lihtsalt see hooaja teine pool peab õigesti minema ja kõik hästi ja ma usun, et me saame selle teise mehe ka endale või 3. mehe siis NBA-sse ja teine mees, kes siis on läbi drafti saanud ja tegelikult Vaaksiga samamoodi, et Vaaks tegelikult sai siis väga eksklusiivsesse klubisse, et tema siis nii-öelda uustulnuka hooaeg, et
ta on vist, kas on nüüd 10 või 15 või ma ei mäleta, mitu mängu see oli, aga ühesõnaga järjest on visanud üle 10 punkti. Viimane uustulnud, kes seda tegi, oli Carmelo Anthony selles samas konverentsis nii-öelda. Ehk siis ma ütleks, et päris hea klubi kuuluda. Ikka pigem on. Et selles mõttes annab hea. Kes siis Carmelo Anthonyga ühes klubis olla ei tahaks? Kes ei tahaks, on ju, Hall of Famer ja kuulsustalli liige ja jah, ega muud midagi, et ma arvan, siia lõppu on paslik tegelikult, ma arvan, mainida veel 2 viimast asja ära. Esiteks hästi äge, et härra Kalev Kruus saab siis nii-öelda riikliku teenetemärgi, jah, et siis ikkagi see emotsioon, mis ta on edasi kandnud, et näha on, et see on inimestele korda läinud ja meile ilmselgelt vägagi korralikult, et ma arvan, et palju õnne selle puhul, see on retsilt äge ja näitab, et aastatepikkune töö kannab vilja. Sihile ja kannab vilja, jah. Ja teine siis äge uudis ka on tegelikult see, et siis ma ei tea, Tarvi, kas sa mäletad siukest meest nagu Üllar Kerde? Jaa, väga hästi mäletan. Ma juba arvasin, et see teine asi on. Aga siis Üllar Kerde päevis siis Eesti riigilt spordi elutöö preemia. Mis oli 64,000 eurot, aga ma arvan, et see tiitel jällegi või see, et see on rahast tähtsam on see, ei, muidugi, et märkame, et selline mees on pikalt palju pannud meie korvpalli alla oma elust ja aidanud seda ehitada, et ainult tore jaksu ja tervist Tarre, ainult tore on näha, et siukesi inimesi ikkagi tunnustatakse ja pannakse tähele, kes ikkagi näevad vaeva ja annavad endast kõik ja oma elu pühendavad sellele, et Eestis oleks tore korvpalli mängida, korvpalli jälgida, korvpalli vaadata. Aga okei, siia me lõpetame. Taas kord aitäh teile kuulamast, vaatamast ja kui te veel ei ole, siis jälgige meid ikka YouTube'is, Spotify's, Instagramis, Telegramis, igal pool, kus me oleme, siis jälgige, et ma arvan, kui te tahate üleüldiselt päevast päeva siukest korvpalli juttu puhuda võib-olla mingitel mängupäevadel või mingite uudiste jagamise, kõike siukese asjadega, siis Telegram on suures pildis üks paremaid kohti, et seal üritame ikkagi nii-öelda olemas olla. Kätt pulsil hoida, uudiseid joosta ja üleüldiselt ka, et ikka jälgige meid ja me oleme juba siis tagasi, ma arvan, siis kui vaikselt on selge, mis koondise nimekirjad ja koondise pausi ajal siis tuleme tagasi ka, aga aitäh teile ja nägemist.